Tervist, mina Illar Kohv Piinavalt. Ma tahaks täna 2. augusti 2018. aasta õhtul teha ühe sellise video Õhtulehe teemal. Asi on nimelt selles, et ma saatsin huvi pärast tuntud selgeltnägijale Toomas Arijale kirja küsimusega, et kas sul on nägemus sellest, et kas Õhtulehes on keegi tööta selle vastu, et Illar Kohvi lugusid ei avaldata. Et kas vastu on näiteks Tannar Leitmaa, Laur Ruudam, peatoimetaja Martti Smutov või peatoimetaja asetäitja Jaan Väljats. Ja Toomas Arija siis nagu vastas, et on näha üldist vastumeelt lugude avaldamisest. Noh, ja kuidas siis asja võtta, sõnaga, et nüüd on juba 8. kuu on käsil ja mida siis nagu Õhtulehes nagu või kui palju siis seda Õhtulehes on nagu minult nagu siis avaldatud. Kah kõigepealt ma näitan seda, et kunagi see Sõnumilehega sai tehtud autorilepingute raamleping, see on 17. novembril aastal 1999. Nii et sel ajal siis, no siis oli Priit Leito oli see, kes selle saatis, nii et minu allkiri ja siis Priit Leito allkirjad. Et noh, see vist oli nagu selle mõttega, et avaldada siis nagu kirjasaatjate lugusid, et noh, mingi tasustamise eesmärgil, aga noh, nüüd seda asja pole nagu enam ammu sõnaga. Aga nagu ma rääkisin, et noh, 8 kuu jooksul, et palju siis Õhtulehed minult avaldanud on. Noh, kõigepealt võtame siis selle asjanduse, et ühel kenal päeval võttis minuga Facebooki kaudu ühendus Sten Koolman sõnaga ja tegi mulle ettepaneku tulla Tallinnasse Ennurattale, kus esinesid Anne Veski ja Marju Lannik ühel ja samal õhtul. Noh, siis ilmus päris kena lugu, nii et aga et kuna siis Anne Veski ei tulnud minult lilli vastu võtma, siis tehti suisa esikaane lugu, et Anne Veski kaotas oma jumaldaja Illar Kohv Kallusinge põhjani. Ja siin on siis see lugu olemas sõnaga. Ja noh, siin selle kohta ma ütleks kommentaariks seda, et selle suve jooksul on Anne Veski Pärnu kandis esinenud avalikult 2 korda. Ühe korra Vändra pargis ja teise korra siis 28. juulil Pärnu Vallikäärus. Ja kummagile kontserdile ma ei läinud. Ei olnudki tahtmist minna sellepärast, et kuna see tol korral seal Ennurattal jättis ta sellise ebameeldiva mulje, et ei tulnud mu käest lillepotti vastu võtma, siis ma otsustasin mitte minna, sõnaga ja ma ei kahetse seda. Nii et need lood olid siis 2 lugu Õhtulehes olid siis nagu minu ja siis noh ka Anne Veski teemale sõnaga ja see lugu ilmus 14. veebruari sõbrapäeval. Nii. Siis ei teagi nüüd seda järjekorras päris, aga nii, et siis oli niimoodi, et Maie Parrik ei soovi mult enam kirju saada, sõnaga, et rääkisin või noh, andsin sellest Õhtulehe teada, et Maie Parrikuga sai see kirjavahetus sammu läbi, kuigi Maie Parrik oli see, kes just saatis mulle kirja ja soovis, et minuga kirjavahetust pidada. Aga jah, nii, siis oli järgmine lugu oli 24. mail Õhtulehes ja siis oli see, et Illar Kohv mattis sõbra, et kass Mustik sõnaga läks sinna Pipile peale kasside paradiisi. Nii, ja siis seni viimane lugu Õhtulehes ilmus kolmapäeval 6. juunil ja see oli see, et Illar Kohv ahistati ja ahistajaks oli siis üks Pärnus elav naisterahvas, Piret on ta eesnimi, aga perekonnime ei hakka siis avalikult ütlema, siis ma juba tean, kes ta on. Nii, et noh, aga noh, seda on ikkagi vähe, sellepärast, et kuna ma olen saatnud Õhtul ikka palju kirju, milles ma olen paljudes videodes juba eelnevalt rääkinud, peab küll kordama sõnaga, aga et kui on ikka asjalikke teemasid saadetud, siis ikka võiks nagu avaldada ka neid, aga kas nüüd see Toomas Arija nägevuse, kui palju see tööle vastab või mismoodi, et noh, ei oskagi nagu öelda, et
noh, mina ei ole selgeltnägija, ühesõnaga, et no kui tema sari nägi selgelt, et on näha üldist ostumeelt lugude avaldamisest, et noh, ju siis midagi on. Aga loodan, et see olukord läheb ehk paremaks, ühesõnaga, et kui ikka midagi saate, siis võiks ikka avaldada. Teatavasti on Õhtuleht ju, pidi olema suurema tiraažiga leht ja üks kõige loetavad lehti pidi olema, nii et aga nad võiksid siiski oma seda sisukorda või noh muuta, ühesõnaga, et kunagi olid ikka suveveerud seal ja küsiti kuulsuste käest ja tuntud inimeste käest, et nad suvel teevad ja millega nad parajasti tegelevad. aga nüüd sellist asja nagu ei ole ja siis, et ja õhtul keegi õhuksemaks jäänud, et võiks ikka paksem olla, et mahuks ikka rohkem lugusid sinna ära ja et sisukamat Õhtulehte ootaks. nii soovitan mina ja ootan Illar Kohvi Inevalt.